Tere kõigile! Tere! Mina olen Triinu. Mina olen Kelly. Ja meil on väga hea meel, et olete tulnud meid täna siia kuulama. Enne kui me liigume edasi tänase päeva teema juurde, tahaksin meelde tuletada, et taaskord on meie webinari ajal võimalik teil esitada küsimusi. Selle jaoks on eraldi küsimuste paan GoToWebinari aknas. Küsimustele vastame jooksvalt webinari lõpus või kui aega peaks jääma väheks, siis saadame vastused teile hiljem kirjalikult järgi. Paari sõnaga räägiksin ka meie ettevõttest. Ehk siis BC Sitera on majandustarkvaraturul tegutsenud juba palju aastaid. Meie tiimis on rohkem kui 100 töötajat, ehk meil on nii kompetentsi kui on ka kogemust. Ja meie peamiseks eesmärgiks on siis nõustada ja ellu viia konkurentsieeliseid loovaid majandustarkvara ja digilahendusi. Teenusvaldkonnad, millega me siis tegeleme, on ERP, ehk siis Microsoft Dynamics 365 Business Central lahendus. HRM tarkvaradest on meie portfellis siis HRM for Baltics lahendus, millest me täna natukene lähemalt ka räägime. Lisaks siis ka CRM lahendused nagu Sales, Customer Service, Field Service ja Customer Insight. Ja kõik siis need eelnevad teemad võtab kenade graafikute ja vaadetega kokku meie BI tiim BI lahendustega. Ja tänaseks teemaks on siis palgaarvestuse ja personaliarvestuse nii-öelda selline üldine ülevaade. Ehk proovime anda teile siis lähemalt infot meie toote kohta, mis on tootes nii-öelda siis kaetud, mida see võimaldab. Ja kellel on huvi, siis meie kodulehelt on võimalik leida ka erinevaid kliendilugusid, kus kliendid räägivad oma kogemusest meie lahendusega, selle juurutamise kogemustest. Ja teemad, millest me siis täna põgusalt räägime, on järgmised. Et ütlen siinkohal ka ära, et kuna toode on suur ja lai, siis kindlasti kõiki teemasid me täna katta ei jõua. Me ei lähe väga detaili, vaid püüame anda siis nii-öelda nagu kogu tootest sellise kiire ülevaate, ehk räägime ära sellised kõige olulisemad punktid ja püüame siis kogu nii-öelda sellele tervikule kiirelt otsa vaadata. Aga sissejuhatuse osaga ma siinkohal lõpetaks ja annaks sõna edasi Kellile. Nii, hetkel te siis näete palgaarvestaja ja personalitöötaja rolli keskust. Siia on toodud välja nupud, mis siis igapäevatöös kõige enam palgaarvestaja või personalitöötaja siis võib kasutada. Liigume esimesena struktuuri. Et seadistatud struktuurist ja ametikohtade planeeringust siis annab hea ülevaate struktuuriplaan, kus me näeme osakondade kaupa ära, millised ametikohad on antud osakonnas. Me näeme ära siit, kui palju on antud osakonda planeeritud töötajaid, palju on ametikoha kaupa planeeritud töötajaid. Me näeme ära, kas on passiivseid töötajaid antud osakonnas või ametikoha peal ja ka vakantsi näeme. Ja ka eraldi on välja toodud ka planeeritud koormused. Et siit siis saab ülevaate kogu ettevõtte kohta. Meie lahenduses pakume ka on- ja offboarding osa, mis siis võimaldab kõik tegevused teha ühest lahendusest, nii töötaja tööle tulemisest kuni töölepingu lõpetamiseni. Siin loendis te praegu näete erinevaid staatusi, et kes siis on lahkumas või kes on sisseelamisprogrammiga alustamas. Me näeme ära selle inimese nime, kes siis tuleb tööle ja me näeme ära ka antud töötaja juhti. Ja siin olemas ka siis tähtaeg, millal kas see inimene siis lahkub või ta alustab tööga. Kui me nüüd vaatame lähemalt on-offboardingu kaarti, siin on siis ära kirjeldatud inimene, kes siia tuleb, millega on täpselt siis tegemist. Antud juhul siis on uus töötaja. Meil on ära kirjeldatud siia ka, mis ametikohale tasub tööle, millises osakonnas ja ka tema juht on välja toodud ja tööle asumise aeg. Hetkel on siis antud kaart töös alles, et kõik ülesanded ei ole lõpuni viidud
et onboardingu kaart on siis erinevad etapid. Me näeme siin, et praegu on eeltöö alles töös ja vaja on veel tegeleda siis töölepingu sisseamise ja katseajaga. Et kui ma vajutan näiteks esimese etapi peale, me näeme siin erinevaid ülesandeid, kus on siis välja toodud töölepingu koostamine, kellele seda on vaja koostada. Meil on olemas siin ka tähtajad, millal need ülesanded on vaja ära teha. Lisaks siis me näeme ära siin järgmisel lehel, et tööleping töötajale on alles vaja teha ja et selle tähtaeg on 15.03. Siin kaardi peal on siis veel all toodud ka kõik ülesanded eraldi välja ja me näeme ära, kas see on uus ehk siis seisundi on ja, et kas see on töös, kas see on lõpetatud või sellega on alles vaja tegeleda ja ka tähtajad on siia välja toodud kenasti. Sarnasena siis on ka lahkumisega seotud offboardingu kaart, kus on meil välja toodud erinevad etapid, vestlus, dokumendid, et me näeme siis siin all ära, et lahkumisvestlust on vaja teha, selle kutse saatmine, meil on siin tähtajad olemas, kokkuvõtted, et kõik siis on ühe kaardi peal info ilusti olemas. Ja kõik siis etappide pool ja siis nende ülesannete pool on kasutaja poolt seadistatav, et täpselt need tegevused, mis siis teie ettevõttes tehakse, et te saate siis vastavad mailid sinna ära seadistada ja kui on siis tulevikus vaja luua uus onboarding või offboarding kaart, et siis saate selle maili sinna valida ja kõik need ülesanded tekivad sinna juba automaatselt, ehk siis ei pea igale töötajale eraldi kõiki neid ridu sinna ära hakkama kirjeldama, aga neid valikuid võib olla muidugi rohkem, et näiteks kui sõltuvalt ametikohast on need tegevused on erinevad, kontoritöötajale on vajalik tellida arvuti, võib-olla mingile tootmistöötajale seda arvutit vaja ei ole, on mingisugused, ma ei tea, turvakingad, tööriided, vastavalt sellele saab need mailid ka siia kõik ära seadistada. Just. Vaatame ka töötaja kaarti, et ehk siis üldine personalihaldus. Hetkel on siis vaates ettevõtte töötajate loend. Siia loendisse siis on võimalik välja tuua erinevaid veergusi, mis teie igapäevatöös on vajalik. Kui me nüüd avame ühe töötaja kaardi, siis töötaja kaardile on võimalik erinevaid andmeid salvestada, mis siis teie ettevõttele on vajalik andmete kogumisel töötajaga seoses. Et esimesel kaardil on meil näha töötaja siis põhiandmed, nimi, vanus. Edasi meil tuleb siin analüütika ja dimensioonide aken. Siis me näeme ära ka, et kes on antud töötaja juht, kuidas tema soovib näiteks puhkusetasu saada. Meil on olemas ka lisaväljade osa, kus meil on võimalik siis töötajale ära kirjeldada, et millist kinganumbri suurust temal on, milline rõivanumbri suurus või näiteks ka miks mitte allergeenid välja tuua. Lisade väljade juures võib-olla et mis on oluline on see, et need võivad olla igas ettevõttes erinevad, et te saate, kui programmis ei ole siis vastavat välja, kus teie sooviksite mingit infot hoida, et siis te saate ise need lisaväljad luua, anda neile nimetuse. Need võivad olla siis vabateksti väljad või saate anda ka näiteks sinna siis valikvastuse variandid juba ette, et mille hulgast on võimalik siis seda välja täita. Samuti on siin olemas meil töötaja kontaktandmed. Siin meil on võimalik ka suunata, et kuhu töötajal saadetakse palgateatis, et kas on ettevõtte email, on see töötaja isiklikule või miks mitte siis portaali, kui teil on kasutusel iseteenindusportaal. Siis kui me vaatame nüüd lähemalt ka töötajate andmeid, et millised andmeid meil on veel võimalik siis töötaja kohta koguda või arhiveerida, et meil oleks kõik andmed ühes kohas, siis meil on siin olemas näiteks oskused, et on võimalik siis programmis luua erinevad oskuse kaardid, meil on võimalik sinna juurde luua tasemed ja siis siduda ära need inimestega, et me näeme ära, et millise tasemega, millised oskused töötajatel on. Näiteks kui vaatame keeled,
siin, et me teame, et antud töötajal vene keele oskus on C-tasemega. Meil on võimalik siia juurde ka nõudmine oskusele luua, ehk kui antud ametikohal on vajalik vene keele oskus, siis me saame ametikohaga ära siduda ja me näeme ära, et millisel tasemel antud ametikohal peab siis keeleoskus olemas ja me näeme ära, mis on selle töötaja siis päris keeleoskus. Samuti on meil olemas siin ka juhendamiste osa, et kui töötaja siis kas alustab tööd või ta vahetab ka ettevõttes ametipositsiooni, siis meil on võimalik, et erinevad juhendamised siia luua, kui antud ametikoht siis vajab juhendamist. Me saame siia ära kirjeldada, millal on juhendatud, kes seda on teinud ja meil on info olemas, et antud ametikohale asudes on sellel töötajal teda juhendatud sellele tööle ja me ei pea kuskil eraldi seda infot hoidma. Ka varasi on võimalik töötajaga siduda, et me saame luua varakaardid ja töötajaga siis ära sellega siduda siin. Varadel on võimalik siis numbrid anda. Meil on võimalik siin ka kirjeldada ära, mis kuupäevast alates see vara tema käes on ja ka määrata ära siis perioodi, kui kaua see vara siis kasutusel võib olla ja väärtused. Ja lisaks siis nendele väikevaradele, mis nii-öelda kirjeldatakse siia HRM for Baltics lahendusse ära, siis tegelikkuses, kui teil on kasutusel näiteks Business Centrali majandustarkvara, siis on võimalik siia kuvada ka neid varasid, mis tulevad majandustarkvara põhivarade loendist ja millele siis antud töötaja on määratud vastutajaks. Just. Tervisekontrolli on ka samuti võimalik meie süsteemis hallata. Hetkel, kui ma teen antud töötaja tervisekontrolli kaardi lahti, esimeses osas on siis andmed, kes seda tervisekontrolli, siis mis ettevõte teostab ja millal seda tehakse. Töötaja info tervisekontrolli kaardile tuleb siis töötaja kaardi pealt automaatselt, nii ametinimetus kui ka osakond. Ja alumine osa siis on tulemused, kui tervisekontrollis on käidud, siis on võimalik see osa siin ära täita ja lisada siis arstipoolsed kommentaarid. Samuti on siia võimalik ka arsti poolt siis edastatud fail, otsus siia juurde salvestada. Lisaks siin all on veel tervisekontrolli ohutegurid. Need andmed on siis, tulevad otse ametikoha kaardilt, kui see seadistus on tehtud. Et ei ole eraldi vaja seda täita. Kui ametikoha kaardil ohutegurid ei ole täidetud, siis see osa on võimalik ka käsitsi täita. Ja tervisekontrollide kohta on siis kindlasti hea ka see, et kui te märgite ära siia, millal töötaja järgmisena peaks minema kontrolli, et siis selle pealt on võimalik saata kas talle, personalitöötajale, juhile, kellele iganes te soovite meeldetuletusi, et see tähtaeg hakkab saabuma. Nii. Lisaks siis lepingu all meil on olemas siin lepinguread, kus meil on võimalik siis ära kirjeldada töötaja lepingud. Me näeme ära, mis perioodil milline leping on kehtinud, et punased hetkel on juba kehtivus läbi. Me näeme ära siin, et milline muudatus antud lisaga on toimunud. Siis meil on olemas eraldi töötasu kiirkaart, kus meil on ära kirjeldatud kõik püsitasud töötajale, mis siis lähevad töötajale palgaarvestusse. Ja näiteks on ka meil võlanõuete osa, et meil on võimalik süsteemis siis ära kirjeldada võlanõuded ja see saab samamoodi suunata palgaarvestusesse automaatselt. Ja võlanõuete all me siis mõtleme eelkõige kohtutäituri poolt väljastatud sissenõudeakte, aga iseenesest on siia võimalik ka mis tahes siis selliseid muid nii-öelda püsivaid kinnipidamisi ära kirjeldada. Kui me räägime nüüd kohtutäituri kinnipidamistest, et siis iga nii-öelda akt, mis teie ettevõttesse saabub, kirjeldatakse ära eraldi võlanõude kaardina ja tegelikkuses kõik need skeemid, mis sinna ära on kirjeldatud, et see kaardi peal tundub küll üsna palju erinevaid välju, aga tegelikkuses need nõuded on ka sageli väga erinevate nii-öelda tingimustega, et kus on siis elatisnõude puhul on teistsugused tingimused, tavaliste nõuete puhul kas rakendatakse miinimumi osa pealt kinnipidamist või ei rakendata. Et kõik need asjad on võimalik siia ära kirjeldada, kui need on ära kirjeldatud. Meil on määratud siia eesmärksumma,
siis igakuiselt palgaarvestusega programm peab automaatselt, arvutab välja, mis on see summa, mida saab kinni pidada ja peab selle siis palgaarvestuse käigus kinni. Ja kui kellise allapoole korraks vahepeal kerised, siis eraldi on võimalik see ära kirjeldada ka nii-öelda võlanõudjad. Ehk kuna neid kohtutäitureid Eestis niivõrd palju ei ole ja sageli need nimed korduvad, et siis kui teil on juba ükskord see kohtutäitur siia ära kirjeldatud, siis saate tariifmenüüst valida, täituvad tema andmed siia automaatselt. Ja miks neid andmeid meil vaja on see, et kui töötajale kinnipidamine tehakse, siis on võimalik automaatselt kohe palgamaksete nii-öelda maksefaili loomisel tekitada sinna ka siis nii-öelda makserida sellele kohtutäiturile, ehk siis eraldi seda kuidagi panka ei pea panema ja mingeid lisaliigutusi tegema ei pea. Nii. Lisaks siis meie lahenduses saame hallata ka puudumisi. Meil on eraldi puudumiste loend, kus siis on kogu ettevõtte töötajate puudumised. Siin on siis näha perioodi, töötaja nimetus, meil on näha ära puudumise põhjused tähis ja ka siis sinna juurde kirjeldus ja ka siis päevade arv ja samuti ka siis summa ja et millal siis antud puudumise eest väljamakse töötajale toimub. Puudumisi on siis võimalik sisestada puudumiste žurnaalist, kas siis siin käsitsi, importida. Kui ettevõttel on renditud XD turvaserver, siis on võimalik töövõimetuslehti pärida üle XD. Samuti kui ettevõttel on kasutusel meie iseteenindusportaal, siis töötajal on võimalik oma puudumiste taotlusi teha otse portaalist ja siis ei ole vaja siit puudumiste žurnaalist neid sisestada personalitöötajal. Et töötajal on võimalik siis iseteenindusportaalis oma puhkusi taodelda, tal on võimalik seal neid muuta, tühistada, et siis siit nagu žurnaalist ei ole vaja neid tegevusi teha. Aga kui žurnaali kaudu teha, siis ongi vaja valida töötaja, periood, puudumise tähis ja antud puudumine registreerida. Ja nüüd see puudumine on siis antud töötajale registreeritud ära. Haiguste puhul siis töövõimetuslehed, nagu ma juba mainisin, et on võimalik siis pärida üle XD nii arstikinnituseta, arstikinnitusega kui ka ühe töötaja kaupa. Meil on siin olemas siis erinevad staatused, et me näeme, kas ta on siis arsti poolt juba lõpetatud või ei ole. Kas ta on meie poolt kinnitatud, me näeme ära, kas tegemist on esmase või jätkulehega ja ka perioodi. Ja kaardi peal siis on ka olemas info, mis tuleb siis meile sisse ja on siis tööandja osa, mis tööandja saab ära täita ja nii-öelda arstile siis tagasi saata. Ja mis kindlasti on suur pluss on ka see, et kui tulevad näiteks sisse nii-öelda need avatud haiguslehed, millele hiljem saadetakse siis peale nii-öelda see kinnitatud leht, et siis neil on nii-öelda see ID on alati sama, mis tähendab seda, et lahendus on võimeline siis nii-öelda selle avatud lehe võtma automaatselt tagasi ja asendama nii-öelda siis selle lõpetatud ja kinnitatud lehega. Ehk seal ka mingit sellist eelnevat lehte kuidagi eemaldama ei pea ja mingit lisategevusi ei ole sellega seonduvalt vaja teha. Nii, aga vaatame nüüd järgmiseks koolitusplaanide lahendust. Meie lahenduses, on siis võimalik hallata koolitusplaane ja pidada siis arvestust toimunud koolituste üle. Ma avan siin ühe koolitusplaani. Siin on siis olemas üldine info, kus on siis võimalik luua koolitusplaanile eelarve. Me näeme ära siis palju on tegelik kulu, meil on olemas siis siin, kes selle koolitusplaani eest vastutab, kes sellega kinnitab. Me kirjeldame ära siia koolitused, mis koolitustega siis tegemist on antud aastal. Me saame siia iga koolituse lõikes siis eraldi luua ka töötajate arvud nii-öelda siis sisestada ja ka siis maksumuse ühe töötaja kohta ja me näeme ka siis kogukulu kokku siin. Kui planeeritud koolitused on meil olemas, aga meil lisandub plaanivälised koolitused, siis selleks on meil eraldi kiiraken siin, kus me saame siis lisada plaaniväliseid koolitusi.
ja osalejaid on siis koolitusele võimalik lisada nii umbisikuliselt, kui te näiteks teate, et kõikidele uutele töötajatele on vaja läbi viia mingisugune sissejuhatav erialane koolitus, saate enam-vähem planeerida, kui palju te uusi töötajaid järgmisel aastal värbate, aga on võimalik ka siis planeerida konkreetsed juba isikud, kui te teate, et kellelgi hakkab mingisugune, ma ei tea, sertifikaat või tõend lõppema ja ta peab kindlasti mingisugusel koolitusel käima. Ja koolitustega omakorda või koolitus plaanidega omakorda on siis seotud koolitused, ehk siis ühed on plaanid, eelarved, mida te siis tulevikku teete ja koolitused ise on siis see tegelik elu, mis siis on ära toimunud, need võivad kattuda, aga need alati ei pruugi. Aga kui te olete juba koolitusplaani kõik need koolitused kenasti ära sisestanud, selle plaani teinud ja kinnitanud, siis on teil võimalik koolitusplaanis ühe nupuvajutusega luua ka tegelik koolituse kaart, et neid andmeid siis mitte topelt sisestada. Ja teil on võimalik planeeritud koolituse päris koolituseks loomisel siis ka valida, et millised planeeritud töötajad sealt kaasa võetakse ja kogu see muu info, et kui teil on juba sinna ära määratud mingid valdkonnad ja liigid, et siis need tulevad ka kenasti siia koolituse kaardile kaasa. Koolituse kaardil on loomulikult võimalik siis seda infot täiendada. Kui teie ettevõttes näiteks koolitusel viibitud aja eest makstakse mingit keskmist tasu nagu puudumise eest, siis on võimalik koolituse kaardilt kohe registreerida ka osalejatele antud päevadeks või siis nendeks perioodideks puudumised. Teil on võimalik lisada koolituskaardile siis töötajaid sellest oma ettevõttest. Kui teil peaks olema näiteks kontsernis rohkem ettevõtteid kui üks, siis teil on võimalik vastava tähise lisamisel lisada siis osalejaid siia ka teistest kontserni ettevõttest. Koolitusele on võimalik lisada ka oskuseid, mida siis antud osalejad omandavad koolituse käigus ja need oskused on võimalik siit ka siis töötajakaartidele otse üle kanda. Ja koolituskulude pool on siis võimalik on neid koolituskulusid jagada puhtalt siin HRM lahenduse sees, aga kui kasutusel peaks olema ka näiteks Business Centrali majandustarkvara, sellisel juhul on teil võimalik ka finantsi poolega need koolituskulud kenasti ära siduda ja need jaotused ära teha. Ja iseteenindusportaali olemasolul on võimalik luua ka sellised koolituse tagasiside küsitlused, mis te saate siis soovi korral osalejatele iseteenindusportaali kaudu välja saata, kus nemad saavad siis koolitustele anda omapoolse tagasiside. Nii, aga liigume koolitustelt siis edasi tööaja arvestusele. Et palgaarvestuse aluseks siis on korrektsed andmed, töötunnid, tööaja normi arvestus. HRM for Baltics lahenduses on siis võimalik tööaega planeerida ja sisestada tegelikult töötatud tunde ja meil on võimalik siis arvestust pidada nii kuupõhiselt kui ka seadistada erineva pikkuse ja algusega summeerimisperioode. Antud vaates te praegu näete tööajatabeli gruppe. Ehk siis on võimalik luua mitu tööajatabelit, kas siis osakondade, üksuste kaupa ja sinna siis inimesi määrata. Avan siit esimese grupi. Siin näeme ära tabeli, mida on siis võimalik erinevate värvidega ise kujundada, et kas igale vahetusele oma värv. Meil on võimalik siin vaadata siis kas nimetustega, meil on võimalik vaadata vahetusi kas kellaaegadega või miks mitte ka tundide kaupa. Siin me näeme lisaks ära veel, et avamisel on töötajaid 3 või siis sulgemisel töötajaid 4, või palju töötajaid päeva jooksul üldse kokku on. Ja lisaks meil on võimalik siia ka välja tuua rea, kus on välja toodud siis kaupluse avamisajad, kui see info on teie jaoks vajalik. Me näeme ära siit, mis on töötaja normtunnid, palju tal on tavatunde või öötunde ja palju tal tunde kokku on või kas tal on ületunde, alatunde, et kõik see info on võimalik siia välja tuua. Lisaks meil on võimalik ka siis tööajatabelist erinevate kannetega lisada näiteks tükke või mingit lisatasu, mis ta tol päeval siis ekstra tegi ja see läheb siis tööajatabel siis ära registreerida, see läheb siis palgaarvestuse aluseks. Kui meil on tööajatabel täidetud, siis me liigume edasi palgaarvestusse.
See vaade siis on palgaarvestuse aken, kuhu automaatselt siis tulevad kõik töötajad, kes teil nii-öelda nimekirjas on. Palgaarvestust on siis võimalik teha kõigile töötajatele korraga. Teil on võimalik osakonna kaupa teha, ehk siis filtreerida või siis ka valida ainult Mihkel, Margaret, keegi kindel inimene, et kuidas teile vajalik on. Meil on olemas siis erinevad palgaarvutuse grupid. Hetkel on meil siin iga kuu siis põhiline palgapäeva arvutus, aga meil on olemas ka näiteks lahkumistasu arvutusgrupp, kus siis ongi sees need arvutused, mis lahkumistasusse lähevad, maksud, puhkuse kompensatsioon, mingid lisatasud, mis siis teie olete öelnud, et peab lahkumistasus olema. Samamoodi on siis palgapäeva arvutusse võimalik kaasata kõik haigusrahad, puhkusetasud, lisatasud, et põhimõtteliselt on ühe nupuga võimalik palk siis arvutada. Ehk siis jah, vastavalt sellele, mida teil on vaja arvutada, tuleb siit see õige grupi valik teha, aga eks need peamised on just sellised kuupalga arvutused, lahkumistasu arvutused ja keset kuud siis võib-olla ka puhkusetasude vaheväljamaksed, mingisugused boonuste preemiate vaheväljamaksed. Ja tegelikkuses see pilt, mida te oma ettevõttes hakkate nägema, et see ei pruugi kunagi, see tavaliselt ei olegi täpselt selline, nagu te siin meie ekraani peal täna näete, et nii-öelda see arvutusgruppide sisu ja loogika pannakse siis juurutuskäigus paika täpselt vastavalt siis sellele, mis on see ettevõtte vajadus ja soovid. Palgaarvutuse pool on HRM Forfatics lahenduses väga-väga paindlik, mis tähendab seda, et mis tahes automatiseeritud lisatasusid, arvutusi, kuidagi eriviisiliselt kulude jaotamisi teie ettevõttes on vaja teha, siis selle me saame nii-öelda siia arvutustesse juurde kirjutada, juurde lisada ja vastavalt siis teie vajadustele ja soovidele siis need nii-öelda arvutusgrupid siia kokku pannakse. Nii, aga mina valisin praegu siit ühe inimese, kellele ma käivitan palgaarvutuse. Siin avanebki järgmine aken, puhkus, et siin küsib siis, et kas ma soovin selle puhkuse tasu ka kaasa võtta ja arvutada juurde ja kui ma valin kõik, nii. Nüüd toimub siis arvutamine ja arvutus on siis edukalt lõpetatud. Meil on võimalik ka siin siis vaadata palgateatist. Nagu ma alguses mainisin, siis palgateatist on võimalik töötajale saata e-maili. Kui on kasutusel meie portaal, saab ka portaali saata. Ja palgateatist on siis võimalik teil ka ise disainida. Just panna asju kuvama sellise sõnastusega, nagu te tahate. Seda, mis siin kastide alla on kõik välja toodud, saate ka ise otsustada, kas te siia tegelikult seda kõike kuvada tahate. Et saab siin seda ka päris palju teie järgi kohandada. Just, et meil on näiteks võimalik siia tuua lepingulised tasud. Kui te soovite töötaja näidata, et millised tema lepingulised tasud on igakuuselt. Meil on võimalik näidata töötajale puhkuse jääki iga kuu, millised puudumised tal on olnud, mis perioodil. Ja siin ongi siis arvestuspool, et mis tasud on temal arvutatud ja siis kinnipidamise pool, et nii-öelda siis maksud ja palju siis panka läheb. Siin te näete ka siis ära kohtutäituri kinnipidamisosa, mis tuleb ka siis automaatselt töötaja kaardi pealt, kui on ära seadistatud. Nii, aga kui töötasu on arvutatud, siis liigume edasi palgapeer-žurnaali, kus meil on võimalik siis maksed, fail luua, pangafail. Selleks ma võtan kanded. Hetkel siis ongi antud töötaja kanded siin, kelle ma just siis arvutasin. Ja mul on võimalik siit siis luua otsega fail. Ja fail nüüd peaks mul kohe siin ka avanema. Ja siit on siis ka näha, et kuna antud töötajal oli kohtutäituri nõue, kinnipidamine, lisaks teeb siis antud töötaja ka 3. samba makseid pensionikeskusesse, et siis kõik need nii-öelda töötaja endale maksmisele minev pluss siis kinnipeetav summa pluss pensionikeskuse osa kõik tulevad siis kenasti automaatselt siia maksefaili kaasa. Just.
ja siin on meil võimalik siis ka maksed konteerida, et ettevõtetel on erinev lähenemine, et osad ettevõtted soovivad makseid konteerida pangast maksefailiga, aga meil on ka võimalik siit otse siis ära need kanded konteerida. Ehk siis jah, pearaamatusse just saata. Ja kui ma liigun kanded töölehele, siis ma saatsin võtta samamoodi antud töötaja kanded, mis siis selle palgaarvestuse aluseks läks. Siin näeb ära veel, millised arvutused olid, ehk siis need kanded, mis tekkisid selle arvutusega. Ja mis siis selle konteerimise käigus siis tekib, on see, et vastavalt seadistusele leitakse siis nii-öelda nendele palgakannetele vastavad pearaamatukontod. Ka seda pearaamatusse konteerimist on võimalik teha üsnagi paindlikult, et kui teil on seal näiteks vajalik mingite kulukohtade põhiselt või töötaja positsiooni või mingisuguse kategooria järgi kuidagi neid kandeid erinevatele pearaamatukontodele konteerida, et siis seda kõike on võimalik siit seadistada. Ja ei ole tegelikult üldse probleemiks ka see, et kui teie pearaamat ei asu Business Centralis, et meil on juba standardtootes olemas päris suur hulk erinevaid nii-öelda neid pearaamatukannete eksportfaili variante. Ja kui teil peaks olema kasutusel mingisugune teine lahendus, mille jaoks meil täna faili ei ole, et siis selle juurde lisamine ei ole väga suur töö. Just. Ja konteerimiseks vajutan konteerimisnuppu ja kanded on konteeritud pearaamatusse. Nii. Vaatame veel meie iseteenindusportaali. Portaal antud vaade siis siin. On toodud välja erinevad kuubikud siia. Siin on näha siis näiteks ettevõttes töötajate andmeid, et need andmeid on siis jälle võimalik ise määrata, milliseid andmeid teised töötajad näevad. Praegusel juhul on siin välja toodud siis töötaja nimi, ameti nimetus, millises kontoris ta töötab ja siis tema telefoninumber, et oleks võimalik siis töötajaga ühendust võtta. Kui oled juht, siis on võimalik see eraldi välja tuua ka minu juhitud tiim, et ma näen ainult oma tiimi inimesi siin. Siin on eraldi veel võimalik näha siis töökaaslaste sünnipäevasid, puudumisi, et seda saate siis teie ise määrata, milliseid andmeid teie töötajad teiste töötajate kohta siis näevad. Ja juhtidele saab alati neid õigusi siis anda rohkem, et nad oma tiimi kohta näevad rohkem andmeid kui ülejäänud töötajate kohta. Täpselt. Ja näiteks on võimalik ka töötajal oma andmeid muuta läbi portaali, et ei pea näiteks e-maili teel infot saatma, et minul nüüd muutus aadress või mulle soovin vahetada pangakonto andmeid, et mul on võimalik läbi portaali siit otse see taotlus teha ja see info läheb siis personali inimesele, kes vaatab need andmed üle, saab kinnitada ja need andmed lähevad töötaja kaardile. Siin siis kuubiku peal kuvatakse siis töötajast tööstaaži. Siis siin on välja toodud näiteks palgateatised, et antud juhul siis sellele töötajale siin lähebki palgateatised otse portaali, et ei saadeta e-maili peale. Näiteks meil on olemas veel siis siin minu taotlused, kus mul on võimalik erinevaid taotlusi esitada läbi süsteemi. Maksuvaba tulutaotlust on võimalik siin muuta töötajal, nagu enne puudumiste juures rääkisin, on võimalik siis puhkuse taotlusi siin esitada. Kui on kuluaruannete lahendus, on samamoodi võimalik ka siit kuluaruanne otse esitada. Just. Ja kuluaruannetele siis kõik need nii-öelda liigid, asjad on teil võimalik ise eelnevalt seadistada, et neid võimalusi on tegelikult päris palju, aga täna me kahjuks nendega rohkem detaili minna siin ei jõua. Ei jõua. Et taotlustel on võimalik ka siis juurde lisada kinnitusringid, et kes siis kinnitab näiteks ennem kuluaruande, kui see läheb raamatupidamisele maksmisele. Samamoodi ka puhkuse taotlusele on võimalik siis lisada kinnitusring, et näiteks otsene juht kontrollib üle ja siis alles läheb see edasi personali või raamatupidamisele. Välja on võimalik veel tuua siin tööajatabel, et töötaja näeb siit oma nii-öelda graafikut ja meil on võimalik või siin on selline portaali põhiline selline aken, siis kuhu on võimalik erinevaid teateid töötajatele kuvada, näiteks kui tulevad suvepäevad või tuleb, ma ei tea, naistepäev, on võimalik siit portaalis siis head naistepäeva soovida kõigile naistöötajatele ettevõttes. Et sellised võimalused on siis portaalis. Ja on-offboardingu osas, mida me enne ka vaatasime, on siia on-offboardingu kuubik välja toodud.
ehk kõik need nii-öelda tegevused, mis olid seal on-offboardingu loendis välja toodud, et kuna seal on võimalik määrata tegevustele vastutajad, on võimalik määrata, kas tegemist on ka siis nii-öelda selle töötaja enda ülesandega, ehk igal juhul, et kas siis on tegemist töötaja ülesandega, on sellel mingisugune teine vastutaja või peavad mõlemad kinnitama, et antud tegevused on tehtud, siis kõik nii-öelda need sinu vastutusalas olevad või sinule määratud ülesanded kuvatakse ka kohe siia iseteenindusportaali ja siit on võimalik siis märkida neid nii-öelda tehtuks. Just, ja kui näiteks mina olen määratud kuhugi kinnitusringi, et minul on mingi tegevus, siis mul ongi kuubik on praegu punane, et minul on midagi tegemata, ma pean need taotlused siis üle vaatama, millises kinnitusringis mina olen ja siis kas ma kinnitan, ma lükkan need tagasi või siis saadan mingi küsimuse tagasi. Aga selline oli siis see vaade, mis on nii-öelda siis tööleht, töökaart. Nii, meil tuli tegelikult webinari jooksul mõningaid küsimusi. Kuna küsimusi tuli siit rohkem kui 1-2, et siis me täna nendele siin kohe vastama ei hakka. Saadame kõikidele osalejatele küsimuste vastused kirjalikult järgi. Aga meie omalt poolt väga täname teid kuulamast. Kui see, mis me siin näitasime, teid kõnetas, pakkus huvi, siis soovitan kindlasti vaadata meie kodulehele hrm4baltics.com. Sealt leiate erinevaid salvestisi, materjale ja palju muud infot siis meie toote kohta. Ja kindlasti tahaksime teid kutsuda ka osalema meie HRM hommiku seminarile, kus me räägime taaskord erinevatest teemadest ja toimub see siis 23. aprillil ja registreerida saab siis läbi BCS Itera kodulehe itera.ee. Aitäh teile!